sa leiba said? Ei, ma seisin vales järjekorras. Aga ma sain halvaad. Ma pean telekas käima. Vaatame midagi. Oh, lubage tiid, vaatame seda. Ega me mingid väiksed lapsed ei ole. No, mida siia ees vaatame? Ma ei tea, vaatame, mis praegu käib. Ravalia. Teillä on natukene vähän ruumisiin. Teie tulemused on saabunud. Siin ütleb, et teil on kopsutuberkuloos, umbes 6-7 kuud veel elada. Ma vabandan, et mul sumlasi aktsent on. Ma armastan Venemaad ja eriti armastan Stalinit. Minä arvan, et teema valitsemisviis on täitsa hea. Igatahes ma saadaksin teid sanatoriumisse ravile. Kuid järjekord on väga pikk ja aega on päris vähe. Lisaks märkasin ma, et teie viimased valimised polnud allkirjastatud. Teil pole parteipiletit. Selle tõttu pole ma isegi kindel, kas saan teid aidata teie. Raske kopsutuberkuloosiga. Herra Belli. Herra Belli, kas te kuulet mind? Herra Belli, minu jaoks on väga tähtis, et te seda tosiselt votaksite. Vladimir Valge. Miks sä üldse kuuled mingit naisarsti? Naised on ju kaiknaan täiesti hullut piist. Nende muistus ei töötä just nagu see Venemaa ei töötä, ja see naisarst räägib mulle, kuidas ta armastab Stalinit. Kui ma oleks talle praegu öelnud, et Stalin on puhas lolpea, oleksin ma homseks surnud. Kõik räägivad, et armastavat Stalinit. Ainult hirmust. Ma veel mäletan Vene tapusoda. Tapeti peaaegu et 13 miljoon inimest. Silsurid ka minu lähedased, ja sellest Venemaad me tahamegi. 10 kilo leipä terveks aastaks, no kasi on mingi nali voi. Kuulame parem raadiot. Tere, mina olen Andrei Tatajev ning täna olen ma siin koos Jossif Rodigiga. On väga tore siin täna olla, Andrei, et meil on hästi vaja arutada päris tähtsaid teemasid. Selles on sul täiesti õigus. Nii, siis hakkame vaatama hiliseid intsidente ja juhtumeid ning avaldame siis oma arvamust. Täpselt nii. Pani uudist käi. Privet, minä olen Maria Jekaterina Markusovits. Alustamme koikepealt majanduspoliittisen osaga ning siis liigume edasi. Miks üldse mingi naine uudiseid ette kannab? Milline propaganda? Jah, ta peaks praegu üldse oma mehele köögis süüa tegema. Aga kõik mehed on ju sõjas. No, mis siis sellest? Las viib sõtta järele. Õige naine. No, alustame. Alanud on kodusoda. Sä et ottunut aksetalunikelta koikivilja yle jääkemis neil on. Nende kätte saamisen kindlustamiseksi hakkavat nyt ringi. Käima sobralikut toitlussalkad. Loogiminen. Nemad koguvat viljarahumelselt kodanikelt äära välja arvatud juhtumitest, kus tegu on. Riigireeturitega. Sellisel juhul on toitlussalgalta jelik, oikuska suutada natuke venvamaid metode. Nii et vaadake, että kindlasti he tublid kodanikud oleksite. Kui keegi oma toitu ära ei anna, siis lähen ma ise salkade läbi. Selliseid antikommuniste ja kapitaliste mina ei salli.
Õige. Töötämist meie kallis Noukogude liit muidugi peale ei suru, kuid siiski on tööl käik nüüd rangelt soovituslik. Loomijad, kes tööl ei käi, neile peaks üldse nemad peaks inaajad panema ja Riik on ka lopetanud mingisuguste tasuta teenuste jagamise. Minä arvan, et see hakkab toosiselt motiveerima neid, kes lihtsalt laisklevad. Ja riigi heldeid käsi aina niisama kuritarvitavad. Need laisklejad ajavad mul lihtsalt tõepoolest südamed pahaks. Minulgi. Eriti vajalik on hetkel see füüsiline tööjõud, millest ei saa ikka kunagi küllalt. Andrei, millal sina füüsiliselt abiks olid? Ma ei näe, kuidas see asjasse puutub. Liigume edasi. Aga Kõige paremad kodanikud, kes ilusasti kõik oma maksud viljas ja toitainetes ära maksavat, saavat hoida endale täiesti eraomandit. Minä ütleks, et see on üpriskena preemia tubli olemise eest, kas pole? Minä armastan Venemaad. sellele on raske vastu veelda. Need maksud on ikka päris head asjad. Liigume nüüd edasi hiljutiste sündmuste juurde. Lõpuks ometi! Kahetsusega pean teatama, et eile õhtul kell 11 Selimaadista kukutati voimult meie kallis Romanovite dynastia. Nemad on meid ju valitsenud üle 300 aasta. See on tosiselt kurb. Mida? Vot see on küll raudselt mingi jama. Valeinformatsioon! Propaganda! Kell 19.18 ründasid meid Suurbritannia, Prantsusmaa ja ka USA. Meie väed voitlevad vapralt vastu. Värdjad siuksed! Paarkümmend sekundit hiljem morvati meie kaiser, Nikolai Taine. Teema tapja ei ole hetkel teada. Nikolai! Niet! Kell 19.18 alanud soda on kestnud juba päris mitu minuutit. Kell 19.22 päästis meid Josif Stalin, kes on nüüd hakanud kommunistliku partei peasekretäriks. Kas see tähendab, et nüüd on kõik korras? Tundub küll. Veel üks tragöödia tabas meid kell 19.24. Sel hetkel suri kallis Lenin. Haigestunud oli ta kell 19.21 ja need 3 minuutit. Voitles ta julgelt haigusele vastu. Veel üks vägev kuju läinud. Kohutav. Praegusel hetkel sain teada, et haigus, millega on tegemist, oli süüfilis. Ta tegelikult ei meeldi kunagi. Kella 19.27 oli Stalin torjunut minema koi konkurendi ja kindlustanut end meie juhina. Oi kui hea meie Stalin on. See Stalin tundub päris hea, jah? Jah! Kella 19.40 kandis tekkis Nõukogude Liidul natuke probleemi, kuid niid said ilusti lahendatud. Ma muidugi saadis neist kõigest üle. Kell 19.91 on Nõukogude Liit kukutatud. Seda ei ole enam, mis nüüd saab. Ei ole reaalne. Ei ole võimalik. Jama! Propaganda!